Tere tulemast Point TV-sse, minu nimi on Anton Lember ja täna oleme siin laua ääres sellepärast, et Pentaxi K1 ei ole mitte ainukene uus Pentaxi kaamera, mis fotopointi jõudnud on. Siin on olemas meil Pentaxi uus Pentax VG2 veekindel kompakt ja vaatamegi lähemalt, mis tema suut on. Kaamera on loomulikult nagu ka eelkäija põrutuskindel, veekindel, külmakindel ja kõige muu kindel. Veekindlust on tal sügavuse poolest 12 meetrit ja külma kannatab 10 kraadi. Siin on tal objektiiv on tal täpselt sama, kui oli eelmisel mudelil ehk 5x suumiga lainerik objektiiv. Ja ka siin ümber on tal rohkem neid LED-tulesid, mis aitavad digitaalse mikroskoobi režiimis. Aga kõige olulisem uuendus kogu selle kaamera juures on tegelikult see, mis on selle objektiivi taga, ehk sensor. Sensoril, alustuseks ütlen ära, on megapikslite arvu tõstetud 14-lt 16-le, aga loeme selle ebaoluliseks faktiks. Olulisem on see, et sensor on CMOS tüüpi, mitte CCD, mis on hiina keel, aga põhimõtteliselt see on sensori tüüp, mis juba vaikimise oma ehituse pärast annab parema pildi kvaliteedi. Ja see, mis ta veel annab, on võimalus teha täis HD videot 1080p ja pakkida seda väga kvaliteetse pakkimisalgoritmiga. See ekraan, mis tal taga on 16:9 külgede suhtega, mis on standardne laiekraani külgede suhe. Peab ettevaatlik olema sellega, et kuna ta pildistab ka automaatselt selles formaadis, siis paberile sellist formaati ei ole olemas. Nii, menüüd on üldiselt Pentaxiga tuttavatele inimestele väga harjumuspärased. Siin on kõik samasugused valikud. Üks asi, mis ma enne unustasin rääkida sensoriga, on isotundlikkus. Uuel kaameral on isotundlikkus võimalik panna kuni 6400. Nagu öeldud, enne on tal olemas ka GPS. GPS on pandud siia koos oma valikutega. Ja on olemas terve hunnik Pentaxile omaseid pildiprogramme ja loomulikult on veekindlal kaameral olemas ka veealune video, veealune foto, mis värve vastavalt korrigeerivad ja sellele seerial unikaalselt on olemas digitaalne mikroskoop. Digitaalse mikroskoobi funktsioon paneb automaatselt panema need tulukesed siin peal ja selle jaoks on olemas komplektis ka selline rõngas, mis käib siia ette. Kui ma nüüd leian selle õige koha ülesse, nii, siis ta läheb, kinnitub siia. Siin on filtri keere, siia ette saab filtreid ka panna, saab tavalise filtri adapterina seda kasutada. Ja digitaalse mikroskoobi funktsioonis toetad kaamera rahulikult pinna peale, lambid valgustavad ja saab pildistada 1 sentimeetri kauguselt. Komplektis on olemas ka samasugune karabiin, nagu oli VG1 komplektis. Siin funktsioonide all on veel olemas videos, on intervallvõttega video, timelapse video jaoks ja on olemas kiire kaarisagedusega video, mida saab teha pärast aegluubis vaatamiseks. Ja siis terve valik erinevaid toiduloomade ja dokumentide ja lumepildistamise režiime igaks elujuhtumiks. Selline kiire ülevaade siis Pentaxi uuest Optio VG2 vee- ja põrutuskindlast kaamerast. Püsige lainel, üsna varsti võtame ta kaasa tänavale, metsa, kivi alla või muudesse kohtadesse, kus selline kaamera koduselt tunneks ja teeme temaga pilti ka.